Tere head sõbrad, algab jälle Müstiikmerli ja peegeldused episood number 6. Tänane teema on enda väljendamine. Aga enne kui me selle teemasse sukeldume ja hakkame seda siit ja sealt pidi lahkama, kiire reklaamiminut. 1. oktoobril algab hologrammi meetodi kursus ja see 1. oktoober on siis registreerimise tähtaeg. Kursuse info leiab aadressilt müstiikmerlia.com, see mis on siin alumisel äärel. Ja kui sa oled huvitatud enda elu teadlikumast elamisest erinevatel tasanditel, erinevates tegevustes, siis see koolitus on just sulle mõeldud. See hologrammi meetod on, tema olemus ongi põhimõtteliselt saada teadlikuks asjadest ja teha teadlikke muudatusi, ennast toetavaid muudatusi ja käia teadlikult oma hingeteed. Aga nüüd on reklaamiminutid läbi, lähme tänase teema juurde. Äkki sa Merli avad natuke see teemat? Jaa. Väljenduse teema on tõenäoliselt selline, mis puudutab absoluutselt kõiki, kuna see on sama oluline osa meist kui söömine, hingamine. Meil on vajadus ennast väljendada. Kui me ei saaks ennast väljendada, siis oleks meil ikkagi väga keeruline elada. Aga tihti tegelikult ikkagi on väljendamises suured stressid, sest me oleme ise kogenud, kuidas meie suunas väljendatakse võib-olla segaselt ja siis me võtame need mudelid üle alateadusesse ja kogeme ka ise väljenduse segadusi ja tihti on ka nii, et meil ei lasta väljendada võib-olla ennast nii, nagu me tahame ja tulevikus me enam ei julge. Et ma arvan, et väga paljude jaoks on väga tuttav, et on kuuldud selliseid fraase, et ole sina vait või sina ei räägi praegu. Laps räägib siis, kui kana pissib. Täpselt, või siis pane suu kinni, ühesõnaga, või siis õpetajad on nagu näiteks midagi sellist teinud, et ma olen ise näiteks pealt kuulnud sellist lauset, kui õpetaja ütleb, aga miks sa üldse kätt tõstad, kui sa nii loll oled ja ei tea vastust? Ühesõnaga, need võivad olla pehmed ja leebed, aga need võivad olla väga karmid, mida sa oled kogenud. Ja kuna see tuleb päris tihti, meil on üks baasväide, 12 baasväitest üks on siis... mida kasutatakse sessioonis? Jah, on siis ma väljendan ennast ja ma suhtlen ja võib ka öelda, ma suhtlen endaga ja väga tihti on nii, et kui siis me hakkame liikuma, väga tihti algab see just väljenduse stressiga, et ehk siis kurguchakra on nii-öelda see esimene koht, kust midagi hakkab lahti hargnema. Ja see võib olla siis niimoodi, et mul on stress niipidi, et mul on endal raske väljendada või stress võib olla ka nii, et minu suunas on väljendatud midagi nii, et ma olen krampis või siis tõesti nagu ei julge, nagu hirmul ma olen kaotanud nagu igasuguse julguse väljendada. Ja tulevikus me nagu tuleme sellisest kohast üle ja me ikkagi ju väljendame ennast, me peame rääkima enamasti, enamus inimesi siiski hakkavad rääkima. Aga seal võib tulla näiteks väga sügav stress sellesse kohta, et ma julgen rääkida oma tõde või ma julgen rääkida tegelikult seda, mida ma päriselt ise asjadest arvan. Ellujäämismustrid püüavad kõike nii-öelda leevendada, võtta nagu neid sagedusi kuskile keskele, et ma nagu väljendan justkui midagi nagu, või siis ma õpin ära, mida mul toodetakse, et ma väljendan ja ma väljendan seda. Nii-öelda, et õige vastus oleks. Et oleks õige vastus, jah. Ja kui ma lähen uude seltskonda näiteks, siis ma ka võib-olla alguses kompan, et siin õiged vastused on. Siin väljendatakse ennast, jah. Milliseid termineid selles seltskonnas näiteks kasutatakse ja automaatselt inimene võtab üle ja hakkab ka neid termineid kasutama. Me tegelikult kogu aeg kohandame ennast. Jah. Aga mis sellega siis probleem on? Mis sellest on, et me kohandame?
Aga ei olegi, põhimõtteliselt võib ka öelda, et ei olegi probleemi. Aga kus probleemid hakkavad, on see, et inimene ei suuda enam teha selliseid valikuid, mis tegelikult talle vaja on. Sellepärast, et tal on nii-öelda pitserid justkui peale pandud. Ma ütlen praegult seda sellise, võtame metafooriliselt võib-olla selle samaga, et ole vait või sina ei räägi praegu. Sellise asjaga pannakse nagu inimesele need pitserid, et mitte asi ei ole enam ainult väljendamises, vaid juba, et ma ei saa teha selliseid eluvalikuid, näiteks ma tahan mingit uut töökohta valida. Aga alateadlik muster ei lase seda teha, sest kunagi on öeldud midagi, me ei tea praegu, mida on öeldud täpselt. Eriti kui see töö on seotud enda väljendamisega. Eriti, aga see ei pruugi üldse sellega olla seotud, aga alateadvus hakkab kohe tiksuma. Tema vist tegelikult seda ei kiidaks nüüd heaks. Näiteks enamasti ema ja isa loomulikult on need, eks ju, või kes meiega siis lapsepõlves rohkem koos on olnud, et või äkki ta ei kiida seda heaks, kui ma nüüd nagu näiteks sellise asja valiksin. Ja see asi jääb valimata. Et see ongi see nagu oma tõe väljendamine, see pole ainult nagu, et ma räägin välja, aga see on see ka, et ma käingi enda teed, ma käingi nagu enda seda elurada. Tõe järgi või enda nagu hingejuhenduse järgi või sellist. Jah, sest tihti öeldakse, et kurgu tšakra, see ongi nagu see tõe, enda tõe teemad on kurgu tšakras ja need väljendamise turbulentsid avalduvadki selles, et mul on raske valida seda, mida tegelikult mu hing tahab mulle valida. Ma just siin ütleme sellest sessiooni praktikast, hologrammi sessiooni praktikast ka, tõenäoliselt on igal inimesel endal sellega oma lood või omamoodi lood, oma elukogemuses praktikast, näiteks konkreetne näide, mis justkui sessioonis inimeste lood, mida inimesed on jaganud, et klassiruumis, mingi 10-11 aasta vanuses, et klassiõde seal eksis midagi, ajas midagi laua pealt maha või midagi ja siis õpetaja teiste eest nagu füüsiliselt karistas teda, umbes tiris püsti pingist ja lõi kuhugi vastu selga või alaselga. Ja mis oli seal siis nagu salvestunud selline muster, et ma ei tohi endale tähelepanu tõmmata, et kui ma endale tähelepanu tõmban, siis sellega kaasneb midagi hirmsat, et parem on olla tähelepandamatu või varjatud kuidagi. See lugu viis veel igasugustel tasanditele, aga põhimõtteliselt see mudel, mis sealt nagu välja koorus, mida alateadvus oli järeldanud või salvestunud, siis inimese sellise holograafilisse operatsioonisüsteemi, et on turvalisem mitte tõmmata endale tähelepanu, sest sellega võib kaasneda karistus. Ja siis on väga raske, et minna lavale, ma ei tea, rääkida endast või rääkida oma projektist, olla tähelepanu keskpunktis, olla tähelepanu all või ka internetis, postitada, rääkida oma arvamust, avaldada oma arvamust, salvestada oma arvamust ja postitada neid arvamusi üles, et mida mina oma hinges hetkel täna tunnen millegagi seoses. See võib olla jah, et tegelikult selline juba, kui keegi karistab, on ikkagi väga juba äärmuslik näide, aga see võib olla ka lihtsalt see, et ma olen avaldanud oma arvamust, aga mind on selle pärast nagu naeruvääristatud, võib-olla see on isegi õpetaja, see võis olla ka lihtsalt kaaslased, eks ju, ma ei tea, sõbrad, klassikaaslased, et neile võib-olla tundus see naljakas ja võib-olla nad ei mõelnud üldse midagi halvasti ja nad ei tahtnud nagu sind halvasti tundma panna, aga see, kuidas sa seda ütlesid, võib-olla see oli nende jaoks nii teistmoodi, et nad ei osanud niimoodi reageerida, kuidagi teisiti. Ja see tundus nende jaoks nagu loomulik reaktsioon, aga see, kes siis nii-öelda selle välja ütles ja nagu pidi vastu võtma selle, et teised naersid, temast tekkis ebakindlus, et mis ma nüüd valesti ütlesin. Mul endal meenub kohe mingi lugu sellega, et enda isiklik lugu, et väikse poisiga, ma ei osanud nagu sellel hetkel nagu mingit soopõhist nagu mingit vahet teha. Ma mängisin poistega, sõbrad olid poisid, sõbrad olid tüdrukud, ühesõnaga
ma nagu ei näinud seal üldse midagi, et seal midagi soopõhist oleks mingit asja nagu selles asjas, et ma mängin kellegagi, et mängisin poistega, mängisin tüdrukutega. Aga siis oli üks selline episood, kui ma tulin ühe tüdruku juurest mängimast ja siis tulin rahulikult mööda siis nii-öelda tänavat ja siis tuttavad siis poisid tulid mulle vastu. Et noh, kus sa siis tuled? Ma tulen sealt selle tüdruku juurest. Mis asja? Sa käisid tüdrukuga mängimas või? Ja aga siis sellest nagu küsimusest või sellest hääletoonist, noh mul nagu kuidas öelda, sisemaailm nagu kukkus kokku nagu, ma sain nagu sellest hääletämbrist aru, et ma olen midagi nagu noh, justkui väga imelikku või lubamatut või valesti midagi teinud. Et noh, hästi kuidagi piinlik oli ja kuidagi tundsin ennast nagu süüdi või häbi oli, et ma käisin tüdrukugas mängimas, poisid ei käigi tüdrukut, võib-olla sealt tekkis esimene selline soopõhine nagu mingi, see ei ole stress nagu, et see ei ole sotsiaalselt aktsepteeritud üldsegi tüdrukutega mängida, tuli välja. Et see, ma ei teadnud seda, ma sain seda niimoodi raskel moel teada, läbi raske kogemuse, et siis noh ka jälle, et ei teadnudki ja siis keegi, ja tõenäoliselt need poisid, nende jaoks oli see nagu kultuur või noh, nagu et poisid mängivad ju poistega ja tüdrukud mängivad tüdrukutega, võib-olla see oli kodus neile nii öeldud või nad olid ise sellel järeldusel jõudnud või mis iganes on ja nemad väljendasid ju oma tõde või noh, oma nagu üllatust, et mis asja, et nemad teadsid ju väga selgelt või konkreetne see, kes ütles ja teadis, et need poisid ju mängivad poistega tüdrukud, see ongi kultuur. Et kuidas sa sellest erineda tohid või kuidas sa äkki tüdrukuga mängid, on ja noh, et ja siis nagu kaks ja laps mõtlebki kohe, et appikene äkki ma olengi nüüd mingi imelik. Noh, et annab kohe endale hinnangu. No ja, ega ma ka ei tea ju, mis tema stress oli või noh niimoodi, et temal või oma stress oli, et äkki tema arvas, et noh, tema on eksinud millestki valesti aru saanud, et võib-olla ta oleks tahtnud ka tüdrukutega mängida, aga tema teadis, et on selline reegel, et tüdrukutega ei saa poisid mängida. Noh, ühesõnaga kaks kultuuri põrkusid ja sealt tekkis nagu selline nagu kerge selline arusaamatus või selline asi, et tõenäoliselt ka mingi jälg nagu noh, ma olen see, mis käinud minu sessioonidest läbi, et selles mõttes aga noh, sellised asjad võivad nagu mingisuguse jälje jätta, et kas siis ma tunnen ebaturvaliselt meestega seoses või suheldes naistega ma tunnen ebaturvaliselt ennast seoses meestega või noh, ühesõnaga mis iganes see alateadus sealt siis nagu järeldada võib, aga noh, selline näide, kuidas kellegi teise väljendus võib noh, täiesti pahaimamatult, tõenäoliselt ega see küsija ju ei mõelnud midagi halba minu suunas, kuidas kellegi teise väljendus minu suunal täiesti pahaimamatult võib teha nagu mingi sellise kangestumise või häbitunde või süütunde. No ja mis nüüd alateadvuse tasandil juhtub, ongi see, et midagi on öeldud meile ja tulevikus sellest kujuneb enda sisekõne. Ehk siis, et enam ei pea keegi seda sulle otseselt ütlema, aga sinu sees käib see sisekõne nagu iseenesest automaatselt. Ja sa juba ütled seda endale, et tihti on niimoodi, et võib-olla näiteks, ma ei tea, ema on öelnud midagi, ema üldse ei ole enam, ema on juba lahkunud, aga kõik need ema öeldud sellised käsklused, korraldused, keelud lapsepõlve ajast kehtivad ikka veel inimese jaoks ja nii alateadlikult, et ta isegi ei tea seda. Ja inimene võib olla ise juba 60 ja ta juhindub ja ta on need võtnud võib-olla nii omaks, aga see käib tal kogu aeg nii-öelda sisekõnes. Või siis nagu see võib olla ka lihtsalt midagi sellist, et mina pean tegema nii. Mina pean tegema nii. Kogu aeg käib nagu selline ketra, mina pean tegema nii. No üldiselt on varjatud, ega sa ei märka seda, et seda käib kuskil. Ja, aga see nagu, sa tegelikult juba mentaalselt võib-olla mõtled, et ma tahaksin nüüd niimoodi teha. Ja siis ei teagi, et alateaduses on kuskil programm, mis ütleb seda, et kui sa nüüd niimoodi nagu teisiti hakkaksid tegema, võt siis sa kaotad näiteks ema armastuse. Noh, ja siis see sisekõne käib, sa ei saa seda valida.
isegi kui ema tegelikult võib-olla ei ela enam, eks ju, aga sa kaotad ema armastuse, sest et alateadvuse jaoks see, mis toimus lapsena, on ikka veel aktiivne. Nagu kehtiks täna veel. Ja see alateadlik programm, millest isegi teadlik ei ole, see nagu mängib üle selle nagu mõtte. Ja, kirjutab üle teadliku taotluse. Alateadlik muster on üldiselt nii tugev, et ta kirjutab üle teadliku taotluse, mida ma olen teadlikult taodelnud. Just. Ja üks näide veel, väljendamine, praegu kuidagi tuli meelde selle jutu käigus, et mida ma märkasin just kui nagu sellisel nagu sugulaste koos viibimistel teinekord niimoodi selline regulaarne muster juba väikse poisina märkasin, nüüd tagantjärgi justkui mõtestan seda, et väljendamine, et ka meestel nagu niisuguse pehme poole või tunnete väljendamine üpris tihti on kas siis kuidagi lukku läinud või lukku programmeeritud, võiks öelda. Kas siis on öeldud poisina, et väikese poisile juba, et ole mees või mehed ei nuta või midagi sellist, et väike poiss on ja väljendab oma tundeid ja siis talle antakse tagasiside, et see pole okei tundeid väljendada. Ja kuidas see nagu täiskasvanuna võib mõjuda lihtsalt, ma ei tea, mis seal taga võis olla veel, mis hinnangud igal ühel on oma lugu, aga et siis mehed või konkreetne mees näitena, et ta ei saanud muidu laulda, kui ta oli purjus. Ja seda oli aru saada, et teda tõmbab hirmsasti sellise laulva väljenduse poole. Tal oli soov väljendada, talle meeldis laulmine, tõenäoliselt oli selline hingekutse väljendada ennast lauldes või niimoodi muusika kaudu. Aga kuskilt oli siis selline programm salvestunud, et kaine peaga seda ei ole siis kombekas või see pole okei või ühesõnaga, et või see on liiga tundeline. Või see on liiga tundeline, et meesterahval ei sobi kaine peaga laulda. Ja siis kuidas siis, ja kui mul on hingekutse väljendada ennast lauldes, siis ainuke tee selle juurde on siis justkui läbi alkoholi. Et ja see tekitab siis omakorda mingi sellise ümbertnurga nagu sõltuvuse, sest mul on vajadus ennast väljendada, mul võib-olla ei ole vajadust alkoholi järgi. Aga kui see on ainuke pääsetee, et selle väljenduse juurde jõuda, siis ei ole muud valikut, siis ma justkui pean jooma, sest ma ju tahan ennast väljendada lauldes, kui see on minu selline kutse, sisemine vajadus. Muidugi, kui nüüd laulmisest rääkida, siis see on tegelikult veelgi õrnem koht, kui nagu nii-öelda sõnaliselt. Rääkides väljendamine, jah. Ja sest kuidagi laulmine on nii palju nagu, ta on kuidagi väga intiimne ja ta on kuidagi hinge avav. Hinge avav ja ta nagu puudutab rohkem niimoodi hingekeeli. Ja siis, kui keegi on öelnud ja see, kui palju ma viimasel olen kuulnud, kui paljud on kogenud seda, kuidas lauluõpetaja, ja ma olen ise olnud ka lauluõpetaja vähemalt mõned aastad, on neile öelnud, et oota, ära sina praegult laula või oota, sinul küll praegult, oota, sa ei pea viisi. See on praegu väga soft või nagu väga õrn väljendus. Ei ole sina tasa, las teised laulavad või laulmises sa küll mitte kunagi üle 3 ei saa. Ja mingid sellised asju, eks ju, väga, ja palju karmimalt, et ma ei suuda isegi nii karmilt praegult nagu seda välja tuua. Aga ma olen kuulnud, et mu lauluõpetaja ütles mulle nii. Ja tundes veel ise ka nii palju lauluõpetajad, eks ju, et mul on nii raske seda ette kujutada, kas tõesti tänapäeval on ka veel, aga võib-olla on. Aga igatahes, kes on meie vanuses, need on kogenud seda päris paljud. Ja siinkohal ma tahaks praegu ütelda kõikidele, et laulmise võime ei ole mingi selgelt nägemise võime või midagi. See on nagu täpselt samasugune võime nagu, ma ei tea, hingamine või söömine. Aga lihtsalt vahel tuleb natukene nagu juhendada, kuidas nagu seda häält niimoodi liigutada. Ja see ei ole üldse midagi keerulist, aga nendele lauluõpetajatele ka ei õpetatud, kuidas seda liigutada. Metoodika on arenenud nii palju, et tegelikult kes tahavad, saavad hakata viisi pidama. Absoluutselt. See on nagu, ma olen sellest täiesti veendunud. Aga
kuna neil on midagi öeldud, siis ongi nii, et nendel juba see alateadlik muster ei lase sellest nagu läbi minna üle niimoodi lihtsalt mentaalselt, et kuule, ta ütles mulle niimoodi, ma otsustan, et selleks tuleb ikka natukene mingid nagu sisemised protsessid ja mingid sellised laused öelda ja teha nagu tõesti nagu sisemised otsused ja seal võib olla nii palju kihte, et sa pead võib-olla seal, ma ei tea, andestama lauluõpetajale, iseendale, vabastama mingeid teatud tundekihte, mis nagu lukku läksid, eks ju. Seal võib olla palju asju, seda kõike saab teha, aga lihtsalt ma tahangi siinkohal öelda, et see on nagu, see on väga tehtav. Aga see on väga oluline. See on müüt põhimõtteliselt, et elevant on mulle kõrva peale astunud, et elevant ei ole kellelgi kuhugi astunud ja kõrvaga ei olegi selle väga palju pistmist, rohkem vist on hääleaparaadi teadliku juhtimisega. See on täielik müüt ja praegu, kui ma olin koorijuht, ma mõtlesin, et ma suudan õpetada mõned inimesed nagu lihtsalt, et hääle juhtimisega, et õpetan, kuidas häält juhtida on ju. Aga praegu olles teinud nii palju nagu seda sellist alateadvuse tööd, ma saan aru, et need inimesed ikkagi, neil tuleks ka natuke tegeleda tööd alateadvusega ja siis proovida õppima uuesti häält juhtima. Aga see ei ole midagi keerulist. See on täiesti võimalik ja ma arvan, et väga paljud tegelikult ja ongi niimoodi, et purjus peaga nad siis hakkavad, eks ju, laulma. Sest tegelikult hing väga tahab laulda, sest see on midagi sellist, mida hing tõesti väga tunneb, et vajab ja igatseb. Ja võib-olla see on ka midagi, miks ala näiteks bändimehed on tihti nagu seostatakse alkoholiga, et neil on kutse lavale, teha muusikat, esineda ja samal ajal võivad olla nii-öelda kuskil varjatult nii-öelda alateadvus sellised programmid, et see pole kuidagi mehelik või mis iganes kooliajast hinnangud või mis ajast mingid taga, et siis nüüd läbi minna sellest tundekihist, et ma väljendan ennast lauldes või niimoodi tundeliselt, et siis selleks, et lavale minna, oleks vaja siis natukene hinge alla midagi võtta. Muusikud ja üldse, kes võib-olla, kelle töö ongi nagu kuidagi ennast hästi palju väljendada. Ma ei tea, näitlejad, kelle töö on väljendamine, mingisuguste emotsioonide väljendamine ja näitlejatel ka tõenäoliselt, ma ei ole väga palju näitlejatega niimoodi isiklikult suhelnud, ma praegu täiesti, see on hüpotees on ju, mis ma praegu ütlen. Aga ma kujutan ette, et kuna nad peavad ka nii palju nagu justkui sisse logima mingisugustesse tundetasanditesse, emotsioonidesse ja siis seda väljendama, et ühest küljest see tõenäoliselt väga palju arendab neid ennast, aga teisest küljest ma kujutan ette, et see on üsna kurnav. Kui seal on mudelid ees, on ju? Kui seal on mudelid ees, nad peavad nagu nendest mudelitest nagu jõuga läbi minema. Kui väljendamisest veel rääkida, siis on ka kindlasti on väljendamine näiteks tantsimine, et enda väljendamine, eks neid väljendusvorme on palju igal moel, aga tantsimine, et just hiljuti ühes sessioonist kuidagi koorus ka välja just sellest, et taotlus oli, ma väljendan ennast, hakkasime seda just kui selle puhastamisega tegelema sessioonis, aga see viis äkki hoopis nagu tantsimise juurde, tantsimisest, et see oli tantsimisega stress ja kuhu need siis kuhu inimese alateadvus juhendas siis nendes detailides oli see, et see oli lasteaia kasvatajast, lasteaia ajast, lasteaia just kui kasvataja poolt surve, et peab tantsima ja sealt oli suur segadus tekkinud sellega, et nagu rühma suhtes ja põhimõtteliselt mudel ka naiste suhtes või selline ebakindlus naiste suhtes seoses tantsimisega, sest naised võivad olla kuidagi autoriteetsed tantsimise rituaalis minu suhtes, ühesõnaga sellised erinevad sellised ebakindlused naissoo esindajate suhtes tantsimise kontekstis. Ja tõeliselt võib olla naistel mingi oma tõrked, miks ei ole turvaline minna näiteks mehega tantsima. Sina naisena võib-olla oskad seda kommenteerida? Ma ei tea, ma ei ole mõelnud selle peale mitte kunagi, et kuigi ma tunnistan, et mul ei ole alati olnud mugav minna tantsima meestega ja ma tean, et mul on seal endal alateadlikud tõrked,
tõenäoliselt jah, sihuke teismelise ealised kogemused seoses noormeestega, seoses tantsimisega. Erinevad pidi, ma arvan, et see on paljudel, et poisid ei julgenud tüdrukuid. No meie nüüd on nagu täitsa teistmoodi, selliseid tantsupidusid ei ole enam koolides noortel. Ma ei tea, võib-olla mõnedes koolis on, aga meie ajal olid ju need igasugused diskod ja klassiõhtud ja klassiõhtud olid ka tantsimised, eks ju. Ja siis tihti oli niimoodi, et nagu et poisid olid nii arad, nad ei julgenud, sest nad kartsid, et tüdrukud, no seda sa võid ise võib-olla paremini kommenteerida. Tüdrukud annavad korvi, kui ma lähen, ja siis kuidas ma lähen üle mingi saali või publiku silme, siis mõne tüdruku juurde. Ja kui ma siis kutsun ta tantsima, kui ta ära ütleb, see on nagu alandus kogu selle publiku ees. Jah, ja tüdrukud jällegi mõtlesid, no miks nad ei julge tantsima kutsuda, miks nad ei tule. Et nüüd istume, siis oligi nii, et ühel pool seisid poisid, rääkisid omavahel juttu, teisel pool seina istusid tüdrukud, rääkisid omavahel juttu. Et võib-olla natuke vanemas eas juba sellest kohast saadi üle, aga ma räägin praegu sellises, vaata, mingi 13-14. Varateismelise east räägin. Siis kui oli veel nooremad, siis teinekord õpetaja ütles ka, nüüd te lähete ja võtate tantsima. Ja õpetajad sekkas. Ja panid siis veel spetsiaalselt mingid tüübid tantsima omavahel. Ja niisugused asjad on kõik võinud tekitada stressi. No tantsimise puhul on veel see ka, et kui keegi on kuskil tantsutrennis käinud ja mõnikord on need trennid ikkagi ju väga nõudlikud, et treenerid on ka olnud ikkagi väga nõudlikud, siis tõenäoliselt sealt tuleb ka neid stresse korralikult. Ja näiteks mul sessioonis ongi tulnud konkreetselt klaveriõpetaja, mis on ka minu jaoks huvitav, sest ma olen ise olnud klaveriõpetaja ja ise mõtlen, et issand, kuidas saab klaveriõpetajaga üldse tekkida miskeid asju. Mul endal oli super klaveriõpetajad, mitu tükki on olnud, kõik väga hästi mul klappis nendega mingid siuksed, aga võt ongi, et kui nagu need isiksused ei klapi nii hästi või siis et ega õpetajate hulgas on igasuguseid alateadlike segadustega inimesi ju samamoodi, et siis võibki olla tegelikult väljenduse stressid mingi konkreetse õpetajaga, väga tihti on ju, et see õpetaja on midagi öelnud, ongi, mida inimesed on kogenud, et umbes, et sa oled mõttetu selles asjas või sul ei tule see välja või nagu kui keegi on midagi sellist öelnud. Teatud mõttes ajuvaba on see, et siis teadvus kannab selle näiteks konkreetse instrumendi peale näiteks. Et õpetaja, näiteks mina olen õpilane, klaveriõpetaja mulle on öelnud, et sa oled halb selles ja siis või siis kogu aeg on tunnis mingi stress olnud või esinemiste stress, et siis ma kannan selle üle selle instrumendile, et sageli või mitte sageli, aga on ikkagi sellised juhtumid, kus inimesed ütlevad jah, et ma õppisin, ma ei tea, klaverit või viiulit või kitarri või mingit muud pilli. Ma peale muusikakooli pole seda kordagi enam puudutanud. See justkui nagu oleks see, et see justkui ei ole täitnud oma eesmärki siis see protsess. Et eesmärk oleks nagu muusika sõpru või muusikat populariseerida, mitte traumeerida teadvusi seoses muusikaga või muusika ümber, kui me muusikast räägime. Ja see võib olla ka konkreetse ainega, näiteks matemaatika ja keemia, mõni mõtleb, et ma olen nii kehva matemaatikas, aga tegelikult ei ole. Nüüd on teadlased ju selgeks teinud selle, Greta Arro on ka sellest rääkinud, et tegelikult ei ole niimoodi, et umbes mõni laps, lihtsalt eesti keelest saab nagu super hästi aru, aga matemaatikast ei saa üldse, et tegelikult ei saa niimoodi päris ajus olla, et siis tõenäoliselt on lihtsalt alateadlikud segadused konkreetselt, kuidagi matemaatika õpetajaga näiteks olnud. Või õpetaja, seda me ei tea, kas õpetajaga või millega, see võib olla klassikaaslastega või selle klassiruumiga. Jah, et midagi seoses matemaatikaga. Ja, sa hangusid vahepeal seisma. Ja, et just, et pole justkui teadlased, ajuteadlased ei ole leidnud matemaatika aju, eesti keele aju, muusika aju, et kuidagi seal pildist oleks näha siis, et seal on erilised matemaatikarakud, kellelgi on eesti keele rakud,
ta on nagu aju, mis suudab ühendusi luua ja teeb seda nii kaua, kui inimene elab või aju elab. Ta suudab neid ühendusi luua, suudab neid ühendusi muuta. Jaa, tundub, et sinu ühendus, ma ei tea, minu jaoks aegalt jääb seisma, aga pole hullu. Jah, võib-olla see on sinu ühendus. Ühendusega ajuühendused muutuvad. Jah. Aga põhimõtteliselt meil on... Ma tahan ühe asja öelda veel. Otsad kokku tõmmata, võib-olla sa tõmbame kokku, aga ma tahan öelda asju, et kui tihti lastele öeldakse mingi, et sa oled selline või sa oled niisugune, see on praegu, ma ei tea, kas see jääb salvestuse peale nii hakitud. Ütle korra uuesti, sa vahepeal hangusid täiesti. No nii jah, nüüd ma saan aru, et ta ütleb, et on ebastabiilne mu internet. Ühesõnaga, tuleb vältida nagu kellelegi neid vetosid peale panema, et milline ta on. Et las inimene ikkagi ise kujundab ennast. Et hinnangutest hoiduda, eriti lastele. Jah. No väljendusest kindlasti me räägime veel, see on väga-väga oluline asi. Jah. Aga tänud kõigile vaatamast, see oli episood 6 ja teema oli siis enda väljendamine. Ja kui kellelgi on soovi tulla uurima enda alateaduses toimuvate protsesside kohta, siis võib tulla sessioonile, Merlia juurde või minu juurde, või kui keegi tahab õppida, kuidas seda ise teha, kas endale siis uurida ja teha dialoogi enda alateadusega või siis võib-olla, kes töötab inimestega, terapeudina või treeneri või juhendana või mis siis iganes, et kindlasti väga võimas tööriist nii-öelda sellisesse inimestega töötamise töökasti, et miks inimene siis mingis kohas äkki lukku läheb või kinni jookseb või ei saa midagi teha. Et seda... Ja kuidas seda lahti muukida? Et kui see teema huvitab, siis liituge meie hologrammi meetodi kursusega, mis hakkab oktoobris. Aga tänud kõigile vaatamast ja Liia nii ilusasti jäi seisma. Nii et näeme jälle peegeldustes nädala pärast.